Oled sa kunagi mõelnud, miks on meil nii raske millegagi rahul olla? Kujutleme näiteks Indrekut, kes on väsinud kuritegevusest oma kodulinnas ning otsustab turvalisuse tagamiseks hakata öösiti patrullima. Alguses annab ta politseile teada ainult tõsistest kuritegudest nagu peksmised või sissemurdmised. Oletame nüüd, et tema tegevus kannab pikapeale vilja ning kuritegevust enam ei toimu. Indrek ei leia aga endiselt hingerahu ning annab nüüd politseile teada ka öösiti väljas olevatest noortest ning maha visatud prügist. Indrek hakkas pikapeale kuritegevuseks pidama nähtusi, mida ta algselt poleks sinna liigitanud. Sellist väravapostide liigutamist on psühholoogid ka laborikatsetes märganud. 2018. aastal läbi viidud uuringus näidati katseisikutele nägusid ning paluti hinnata, kas nende näoilme on pigem ähvardav või sõbralik. Kui neid näidatakse võrdsel määral, siis suudab inimene üsna täpselt vahet teha, kumb on kumb. Ent kui katses hakatakse pikapeale näitama enamjaolt sõbralikke nägusid, siis hakatakse neid ähvardavamaks pidama. Justkui üritaksid inimesed kurjade nägude puudumisel neid juurde tekitada. Miks me siis sellised oleme? Ühe seletuse kohaselt on see evolutsiooni tagajärg. Energia säästmise eesmärgil on aju harjunud nähtused hindama hiljutises kontekstis ning toetub oma otsusel võrdlustele. Kui Indreku naabruskond muutus turvaliseks, hakkasidki talle lihtsalt pahateod silma, sest ta ei saanud neid enam võrrelda peksmiste või röövidega. Kui inimestele näidati katses valdavalt lahkeid nägusid, siis muutus sõbralikumaks ka etalon, millega igat nägu võrreldi ning seetõttu paistis iga nägu kurjemana. Kuidas ennetada probleemide juurde tekitamist? Et vältida väravapostide liikumist, tuleks enne tegevust kategooriat selgelt ära piiritleda. Näiteks oleks Indrek saanud enne patrullima asumist kirja panna, millised tegevused ta kuritegevuse alla liigitab. Sellisel juhul oleks ta pikapeale märganud, et tema ponnistused on vilja kandnud ning probleemid on otsa saanud.